täna siin siis on mõned noad või üks nuga, mis läks nagu nüridaks natukene. Hullu midagi ei ole, aga siin mõnes kohast, et Tõnu näitab meil, kuidas siis teritada. Et mul on siin 2 luisku võetud. Üks suurem, teine väiksem ja üks on siis jämedama koega ja teine peenemaga. Et kuna on mingid tugevaid materjale siin selle teraga nagu nüsitud, et siis on niisuguseks on tunda küüne all, et hambuliseks läinud, et kõigepealt siis ma freesin need hambad siin maha. Teen luisu nagu veidikene märjemaks ka ja üritan lihtsalt ringe teha siin selle jämedama sorti luisu peal. Kuna see nuga on niisugusest mõnusast pehmest terasest, siis ta ei vaja just eriti suurt töötlemist. Läheb kiiresti. Nii, nüüd võtan tüki paberit. Tõmban tera puhtaks ja katsun siit küünega. Jah, kõik need hambad said nüüd maha, et tera on ilus, selle koha pealt ei ole ühtlane. Ja nüüd siis hakata teda teravaks tegema. Esmapilgul võib tunduda, et ta on juba terav. Aga selleks, et selline mõnus väike taskunuga korralikult nagu tomatit lõikaks, siis on vaja veidikene sellist peenemapoolset luisku. Ja alguses ma teen ka jälle lihtsalt sellised ringid. Püüan tera hoida luisu peal nagu siukse teravama nurga all. Et tõmmata terapoolsest küljest metalli lihtsalt veidikene õhemaks. Nii. Ja. Teen uuesti luisu niiskemaks. Ja nüüd muudan veidikene teritusnurka. Enam ei ole nii terav nurk. Kui niimoodi ringidega teritada, siis noatera on mõlemasuunaliselt nii tõuka kui tõmbeliigutuseks ühtemoodi terav. Aga kui, ütleme, et näiteks see nuga peaks olema, sihtotstarve oleks võib-olla, ütleme näiteks nülgimisnuana teda kasutada, et sel juhul tuleks teritada hoopis teistmoodi teda. Vot selliselt. Kui me niimoodi teritame, siis on nuga tõmbamisliigutuse jaoks oluliselt teravam. Kui ma nüüd aga niimoodi, täpselt teistpidi noatera ära teritan, siis on jälle sissetorke jaoks teravam. Näiteks, kui on vaja köögiviljadega, ütleme, õiendada, hakkida näiteks seal võib-olla kurki, sibulat, tomat on niisugune hea vili, et nuga, mis tomatit lõikab, küpsed tomatit, see on juba hea nuga. Et siis nagu ongi mõttekas tomati lõikamiseks see tera seda pidi teravaks ajada. Ja nüüd, kui ma siis võtan selle tomati ja hakkan sisse lõikama, ta ilusti läheb selle tomati nahast läbi viljaliha sisse ja on tegelikult väga mõnus nagu töötada. Enda noad ma valdavalt püüan hoida selliselt, et nad oleks nagu nii edasi kui tagasi liigutuse jaoks võrdselt nagu teravad, et mõlemad pidi lõikamiseks. Aga need vist ei ole Rimist ostetud luisud, jah? Jah, ei ole küll, jah. Premium kvaliti. Ei, see on üldse vale tops, et see on tegelikult ühe taskunoa ümbris, aga kuskilt tööriistapoest on ostetud. Ja selle ma ostsin, kui ma õieti mäletan palju aastaid tagasi, võis äkki olla mingi jahinduskauplus, kus nagu nii müüakse igasugused jahinugasid ja sellised asjad. Siin on ka
et üks pool on, valge pool on nagu jämedam struktuur ja punane on nagu peenem struktuur, et nad on siis erineva jämedusastmega. Ja erineva jämedusega. Mis see tähendab siis? No ongi, see on see, kui mu nuga nüüd on palju kasutatud, väga nüri, et siis ütleme... Näiteks siin on üks suur nuga, ütleme, et ta on hästi nüri. Jah, et ta on korralikult vatti saanud, siis kõigepealt võtangi selle jämedama poole ja lihtsalt nühin selle jämedama poole peal seda tera natukene õhemaks, et võtab magusamalt. Aga see jämedam pool jälle jätab selle teraviku tipu võib-olla sükkseks sakiliseks nagu hambuliseks. Et see ei ole ka teistpidi hea, et siis natukene lõikad ja on uuesti nüri. Ja võt siis ma keerangi luisu teistpidi, võtan selle peenema poole, see nõuab muidugi nüüd rohkem nagu kannatlikkust ja siis lasen siin selle peenema poole peal, kuni nuga on nagu mõnusalt terav ja siis ta hoiab ka seda tera. Aga paljud on näinud, kokkadel on niisugused terituspulgad, metall, niisugune peenikeste. Mis see on? Jah, see on tera freesimine. Et tegelikult nagu on ka osad teritused, mis kinnitatakse laua külge ja on nagu rattad ja tõmbad seal nuga vahelt läbi. See tegelikult nüüd ütleme... Metallipuru. Jah, see tõmbabki siit nagu tera külgedelt seda metalli lahti. Ja seda on vaja lihtsalt selleks, et tera oleks saledama profiiliga. Et tegelikult, kui see teritus on nagu ära tehtud, siis mikroskoobi all, kui nüüd tera vaadata, ongi hambuline hästi. Ja et ta nüüd hoidma jääks, siis peale sükest freesimist ongi vaja võtta sükse peenema poolse struktuuriga luisk ja kannatlikult selle peal üle luisata nuga. Ja kui ütleme, et mina freesin oma nugade terasid ka, aga see suhe ongi võib-olla seal üks freesimine ja 30 luiskamist ja siis jälle uuesti freesimine ja siis jälle umbes 30 luiskamist. Aga on olemas niisugused pulgad niisugused? Jah, metallpulgad. Need on sama põhimõttega ju? Sama põhimõttega, et ta tõmbab neid metallitükke mikroskoopiliselt lahti. Aga seal vist loeb kiirus on ja kokkadel on kiire hästi, et neil on vaja nuga kiiresti nuga terav ja nii edasi ja ta võib ju nii-öelda ühe oma tööpäeva jooksul seda nuga mitu korda seal. Mis point on see? Ma leidsin oma äia varanduses, kui ta lusika nurka pani teise maailmasõja aegse veel Ameerika kirjadega suure nahkrihma, mis naela otsa riputatakse. Sellega teritati omal ajal habemenugasid. Tõmmati, jah, seal on see lai nahkrihm, käepide korralik ja teiselt peal on metallaas. See löödi kuskil niimoodi nael seina sisse või nagi külge ots, tõmmati rihm pingule ja habemenuga. Kas nahk teritab habemenuga? Habemenuga on tera niivõrd õhukese profiiliga ja seal on selline kõik need vanad habemenoad, kui nüüd lähedalt vaadata, on kumerteritus nimetatakse. Ja ongi, piisabki, lased rihma peal edasi ja ongi nuga jälle nii terav, et võidki lõua kallale minna. Nii et tavalis kööginuga seal ei... Ei, kööginuga tolle peal ei terita, ta on habemenoa. Aga mis arvata nendest Viskarsil ja mitmel on niisugused ka käijad, jäme niisugune garaažikäi või on ka niisugused minikäiesi, mis kiiresti pöörlevad ja teevad ka kuumaks tera? Nendega võib tegelikult oskamatu inimene tera väga kergelt ära rikkuda, et ikkagi kui me nüüd tahame kas või näiteks kirvest teritada, kirves on konkreetne tükk rauda, mis on lihtsalt sepistatud nagu ühest poolt otsaks saledamaks või siis kui on valukirves, on igal juhul, siis ütleme, et mida rahulikuma käiguga see käi on, seda tervislikum see selle teral on. Nii et ketaslõikuriga ei tasuks ka tormata? Ei maksa, et isegi kui meil on kirves, et siis pigem rahuliku käiguga vesi käi, mille peal sa ajad selle tera otsa lihtsalt saledamaks ja viimase lihvi, näiteks eriti kui on tegemist selliste väikeste kirvestega. Seal loebki see, et kui seda massi puudumist kompenseerib siis kirve teravus, siis võtadki jälle lõpuks luisu, võib-olla sükest peent luisku pole vaja, aga võtadki viimase jupi peale käiemist, teed kirvel suisa luisuga. Nii et vanaisade vikati luisk, kirvele paras? Täpselt, kirvele paras, need viimase lihvi võib tolle kanda. Mis seal selle ketaslõikuri või suure pööretega käia koht on, et tuleb salk või käsi väärata? See on üks asi ja teine asi on see, et igal teral reeglina on oma kindel karastus. Ja see tehakse kindlal temperatuuril, kindlates vahekordades, külm, kuum. Ja nüüd, kui sa ajad selle tera kuumaks uuesti, sa rikud ära selle karastuse tõenäoliselt ja see koht näiteks sul teral võib jääda lihtsalt hapraks ja mingit tööd tehes
lõigates, noaga lõhkudes või mis iganes, võib lihtsalt tüki pärast välja visata. Ongi tera rikutud ja siis pead kogu tera uuesti üle käima ja noale üldse uue profiili andma, kui läheb hästi. On olemas ka need firmad, kes võtmeid valmistavad, et sinna saab viia nugasid eritada, aga seda saab igaüks siiski oma kodus ka ette võtta, on ju? No põhimõtteliselt küll, jah, et ega... Hankida üks jämedam luisk ja üks peenem luisk. Ja saabki teha. Ja mõni seebikas või siis saade või internetisait külastamata jätta, võtta varud aega ja lihtsalt harjutada, et kõigepealt nii-öelda mõni tahumatum nuga võtta, millest pole võib-olla nii palju kahju ja õppida nagu tolle peal asi ära ja pärast siis juba nii-öelda need põhilisemad aga see on müüt või legend, et juuksekarve pooleks? Eks see mingi legendidaadne lugu on, et ei kujeta ette jah, et sellist tööd peaks ikka mikroskoobi all tegema ja ei tea millega. Jah, aga noh, hea nuga, ütleme, kui sa võtad tavalise valge paberi, et siis tõmbad ikka ülevalt siuhti alla välja pooleks küll, et aga see sõltub ikkagi ka sellest, et noh, sellise noaga nagu see on, ei lõika mitte kunagi paberit pooleks, aga sellisega küll, sest noh, kui siin nüüd vaadata, see on ikkagi 4 korda saledama teraga kui see pussnuga ja mida saledam on teraprofiil, seda paremini ta nii-öelda takistusest läbi jookseb. Aga aitäh siis õppe või väikse workshopi eest, et jah,